Tere! Mina olen Toomas ja selles lühivideos näitan ära, kuidas lugeda tabeleid IFC vaaturis BIM-Collab Zoom. Tasuta litsentsiga on võimalik välja jagatud tabeleid vaadata, kuid neid luua või muuta saab ainult tasulise versiooniga. Seega selles videos piirduksin pigem tabelite lugemise funktsioonidega. Üldiselt on igapäevatöös kasutuses kahte sorti tabelid, Property Table ja Pivot Grid. Vaatame need mõlemad variandid üle. Property Table on oma põhimõttelt mingile elemendi tüübile või klassile spetsiifiliselt koostatud tabel, mis kuvab siis ainult soovitud elemente ja properties ette, mis on tabeli koostaja poolt määratud. Ehk kui vaatame arhitektuurimudeli spetsiifilisi tabeleid, siis on näha, et need on koostatud ustele, akendele, seintele ja nii edasi. Samas ventilatsiooni osamudelile on tehtud tabelid õhukanalitele, agregaatidele, diffuuseritele. Property Table struktuuriga tabeleid kasutatakse eelkõige infosisu korrektsuse kontrollimiseks. Siin näeb väga kiiresti ära, kas kõik nimetused on õiges kohas ning kas kogu nõutav infosisu üldse olemas on. Kui osamudelis on palju erinevaid detaile, kus tuleb mõni lahter käsitsi määrata, siis seal võib tekkida inimlikke vigasid ning sellised tabelid näitavad väga hästi ära, kus midagi veel korrigeerimist vajab. Näiteks selle akna puhul on jäänud materjal tähistamata ning samuti nii nimetus kui tüüp on ühtemoodi kirjutatud. Projekti koostaja ei pruugi esimese hooga enda tarkvaras sellist asja üldse märgatagi, eriti kui on mahukas projekt, aga selle tabeliga leidsime vea kiiresti üles. Seega soovitan kindlasti projekteerijatel neid tabeleid kasutada, et kogu nõutav infosisu saaks õige. Pivot Grid tabelid on mõeldud pigem eelarvestuse jaoks. Selline tabel jaotab read ja tulbad veel alamridadeks ja tulpadeks ja saame paremini välja lugeda summeeritud mahud. Kui võtame näiteks ette seinte Pivot Grid tabeli, siis siin on tulpadesse jaotatud seinad nimetuse järgi, aga igale sellisele tulbale tulevad nüüd bruto- ja netopindalad eraldi alamtulpadena juurde. Nimetus määrab seina funktsiooni, ala sisesein, välissein ja nii edasi, aga tüüp määrab ära materjali ja seina üldpaksuse, seega selle tabeliga saab väga hästi välja arvestada erinevate seinte tüüpide materjalivajadused. Read on siin koostatud tüübi järgi ja kui tahtad näha täpsemalt, millest vastav tüüp koosneb, siis sellest noolekesest lahti tehes on materjali info näha. Kui vaatame näiteks riplagede Pivot Gridi, siis see on koostatud lugema riplae tüübi pindala korruse kaupa. Siin all summeeritakse kokku kõik samalaadsed tüübid terve maja kõigi korruste peale, kui aga paremale poole lõppu kerime, siis on pindalade summa kõikidest riplagedest korruse peale. Mõlemat sorti tabelid koostatakse alati mingi spetsiifilise mõttega ja nende alamstruktuur võib olla iga tabeli puhul erinev, kuid suures pildis rusikareegel on see, et Property Table tabelitega saab kõige paremini kätte infosisu ning Pivot Grid tabelitega mahud. Mina aga tänan vaatamast ning järgmise korrani!